Tere pühapäeva, kallis kaasmaalane siit Vahemere äärest, Hispaaniast. Tänane mõte on eelkõige suunatud, nagu enamik muidki eelnevaid, on suunatud eelkõige inimestele, kes on minu vanused, võib-olla natuke nooremad. See tähendab, kes on sündinud ajavahemikus 60 kuni ütleme seal 66-67. Ja ma joonistan ühe pildikese elust. Kuna ajastu, mida me läbime praegu selle täiega aktiveerinud russofoobia raames, on põhjust tuua sisse erinevaid pildikesi, et kuidagi viisi illustreerida kõike seda meeletu a priori enam-vähem, mina vähemalt maha arvatult, aga a priori Eesti avalikus ruumis vallandunud russofoobia meeleolusi, kõiki neid võimendeid, mis enamjaolt muidugi toetuvad nendele välispoliitilistele sündmustele, aga jätaks selle kõik sinna paika, sest see on juba tüütuseni läbi leierdatud viimaste kuude jooksul, õigupoolest tegelikult poole aasta jooksul. Ma proovin säästa sind sellest. Seda retoorikat on nagunii kõik kohad täis. Ma jätan välja ka selle tõsiasja, et Eestisse on selle poole aasta jooksul sisenenud erinevatel andmetel issandalast riik, kes ei ole võimeline kontrollima, väidetavalt nad ei ole võimelised kontrollima. Võib-olla nad kontrollivad seda väga hästi. Ja nad hoiavad seda riikliku saladusena, kui palju on Eesti Vabariiki sisenenud vene keelt kõnelevaid inimesi, slaavlasi. Ma jätan ka selle sinna paika õhku rippuma. Ja nüüd uuesti tagasi selle pildikese juurde, mis võiks täiendada seda suurt kollaaži, seda monumentaalteost, mille nimi on vääramatu ja pöördumatu vene viha ehk russofoobia. Ja see pildika on umbes selline. Ajalõimest, võtame näiteks aasta 80. Jõudsid sinna. Jõudsid muidugi. Inimene liigub oma mälestustes ja just tunnetusmälus hämmastava kiirusega. Ja ta puutub kokku eelkõige oma isiklike ehk nagu öeldakse kognitiivsete mälestustega. Isiklikud, mitte see üleüldine niisugune infoväli, mis on eelkõige kantud siis nendest peamisest 3 meediast. Ma olen juba aastas 80 ja sina oled ju ka. Nendest 3 meediast see on siis kirjutav ja näitav ja kuuldav ehk raadio meedium. Jätame selle nüüd ka sinna paika. Ja läheme niisuguste sündmuste juurde. Sina oled mees, sellel hetkel 15 kuni 18 aastane noormees. Või oled sa neiu ka vastalt 14 kuni 20 aastane. Sa astud ellu ühiskonda, sa väljud kodunt ja loomulikult on sul siis vastalt kas nii-öelda pruut või on sul peigmes ja sinu erinevad käigud siis avalikus ruumis, on see kohvik, on see õhtune kinoseanss,
on see tantsupidu, disko, kui oled natuke vanem, siis juba restoran, baaride külastamine. Noh, täiesti tavaline elu, nii nagu see on põlvest põlve. Nii nagu on see praegu, oli tollal. Ja nüüd, millised mälestused assotsieeruvad sul nendest avalikus ruumis? Eks ma pean muidugi eelkõige silmas Tallinnat. No, Tallinnat eelkõige, jah, sest ma olen Tallinna poiss, Mustamaal üles kasvanud ja hilisemalt küll ei ole enam Mustamaale tagasi jõudnud, aga vahet ei ole. Siis vaheldava eduga ma olen ikka tallinlane olnud ja sellepärast on need mentaalselt väga hästi meeles. Niisiis, need noored inimesed on õhtul liikumas kuskil avalikus ruumis, siis nende erinevate üles loetud niisuguste meelelahutuslike loomulike eluilmingute vahel. Tantsupidu, kinoseanss, kohvik, restoran või lihtsalt külaskäik sõprade juurde sealt tagasi siis pöördumine läbi õhtuse öise Tallinna. Hakkad juba natukene aimama vist, millele ma viitan. Ja sa oled noor inimene. Noored inimesed suhestuvad natukene teistmoodi ümbritseva keskkonnaga. Ja avalikus ruumis on liikvel palju ohtusi. Ütlen otse välja. Tänavatel, sõltumata isegi linnaosadest, oli liikvel päris arvestatavalt palju õhtusel nii-öelda jõude ajal lõnkumas venekeelseid jõukusi. Otselduna vene pättisi. Ja kõik see põlvkond, kuhu kuulun mina ja sina, kes kuulad mind tähelepanelikult, samastud selle olukorraga. Me olime mõjustatud sellest. See oli hirm. Noormees pidi arvestama sellega, et elu loomuliku välba kaudu ta nagu vastutab oma neiu eest, kellega ta siis liigub kuskilt kohast kuhugi. Neiu loomulikult pretendeerib sellele kaitsele ja sellele turvalisusele öises linnas oma noormehele. Kohtumine selliste jõukudega lõppes alati kurvalt. Ei, need ei lõppenud kahtlematult mingisuguste vägivallaaktidega. Need olid verbaalsed vägivallaaktid enamuses. Võin ju mõne stiilinäite tuua sellest. Откуда ты идешь-то? Ты кто такой будешь здесь? Раньше ты таких не видел здесь. Давай, закури, Таш. Või nii, selles stiilis. Esitasin üks etüüdi. Selliseid intsidente oli kõiges ja kõikjal ja pidevalt. Avalikus ruumis tänavatel domineerisid sellised jõud. Need olid destruktiivsed, need tekitasid vastumeelsust, viha, trotsi kogu eestikeelses elanikkonnas. Sinna juurde muidugi teadmine, millises olukorras oli üldse Eesti rahvas, puudus oma riiklus, enesemääramise õigus ja nii edasi ja nii edasi. See oli Vene aeg. Aga päris orgaaniliselt tuli noorel mehel või noorel neiul karta selliseid brutaalseid, agressiivseid, vulgaarseid, madala intelligentsiga, primitiivseid vene jõukusi, mis kooslesid ikka klassikaliselt
5-10 niisugusest isendist, keskmiselt väikest kasvu, kõhetud, eraldi võetuna mitte eriti ohtlikud füüsilised vaenlased ühele Eesti noormehele üksikult võetuna. Mitte mingit arvestatav vaenlane, aga koos kampas olles moodustasid arvestatava jõu, keda oli põhjust karta, valida tänavaid, valida marsruute, kust liikuda, välistada parke, igasuguseid kangialuseid ehk niisuguseid pimendaid kohtasid, kus sellised tegelased ennast hästi tunnevad. Ja need olid venelased, domineerivalt. Täna ma ei puuduta analoogseid tegelasi, eestikeelseid ehk Eesti huligaane, pätte, kaavakaid, primaate, pramotte. Täna fokusseerin venelastele. Nad eksisteerisid. Nende eksistents kestis kaua. Nad olid tänavate kuningad praktiliselt. Ära unusta, et ma räägin Tallinna linnast. Kui sa ei ole Tallinnas, siis sa ei ole seda kogenud. Jah, kuskil, ma ei oska öelda, Kuressaares niisugust asja kindlasti ei olnud. No ma olen hulka aastaid Saaremaal elanud ja Kuressaares ei olnud, sest seal puudus vene kogukond. Absoluutselt. 0 peaaegu. Teistes Eesti linnades, sõltuvalt nende asupaigast, oli see kas siis esindatud suuremal või vähemal määral. Kindlasti tuleb see tuttav ette mida ida poole, Ida-Eestis, Ida-Virumaa poole, seda enam see domineeris. Kindlasti oli seda vähem Tartus, kindlasti oli vähem seda Pärnus ja niisugustes kohtades. Aga meie oleme praegu Tallinnas. Tallinn on Eesti pealinn olnud, suurlinn ja sealne mentaliteet oli siis selline. Loomulikult teadsid sellest mentaliteedist ju kõik. Tundma orgaaniliselt pidid seda eelkõige noored ise, noored eestikeelsed inimesed, minu põlvkonnast. Ja nendest olid teadvene, muretsesid nende käekäigu pärast, oma laste, oma noorte käekäigu pärast muretsesid nende vanemad ja ka vanavanemad, kes teadsid väga hästi, et see agressiivne ja jõhker niisugune mentaliteet läbi vene noorte meeste oli suureks ohuks, suureks alanduseks Eesti noortele avalikus ruumis sellel ajastul. Ja see vältab pikalt. See jõuab murdejooneni, Nõukogude Liidu lagunemiseni. Pärast seda, mina olen küll vahepeal nagu vanemaks saanud ja väljunud selle generatsiooni niisugustest mälestustest, aga ega see ei muuda ju seda, et me ei oleks kõik teadvel. Kriminogeenne seltskond Eestis oli arvestatavalt suur, domineerisid loomulikult eelkõige venekeelsed kriminaalid. See veel hoogustus, see võimendus 90ndate algusest tohutul hulgal, et tippmark jõuab kätte 94. aastal. Mäletate, 94. aastal oli politsei andmebaasis registreeritud 365 mõrva 94. aasta jooksul. See tähendab iga päev üks ohver. Kes on natukenegi kompetentsed nendes teemades, nad teavad seda, et sajad ja sajad ohvrid, need olid Vene kriminaalsete jõukude ja kriminaalse maailma nii-öelda sõdurid, need jäid tuvastamatuks. Sajad ja sajad hauad on nendest aegadest tähistamatult Eesti maapinnas. Nende maffiasõdurite surnukehad on siit saadik Eesti maapõues või kaevandusšahtides või veekogude põhjades. Need olid kohutavad ajad. Ja pisihaaval, sammhaaval see olukord hakkas muutuma. Kõik hakkas tasakaalustuma. Mõtlev inimene sai aru, et ühiskond läheb
paremuse suunas. Ja niimoodi läksid aastad, läks mitukümmend aastat ja see olukord on tänaseks diametraalselt muutunud. Ei ole vaja peatuda 2007. aasta aprillisündmustel. See oli provokatsioon ja see oli suur ja kaval ette kavatsetud, ette planeeritud provokatiivne akt tolleaegse Reformierakonna poolt ja see on tõde. Provotseeriti, et kontrollida, kui palju on jäänud sellist agressiivset Vene seltskonda, sellist niisugust elektoraati nimetatakse seda siis ametlikus keeles, sellises häälestatuses nagu 2007. aastal nad välja tulid. Ja Tallinna linnas toimusid sündmused 2 ööd järjest, mille tunnistajaks ma olin, sest ma olin ühe Soome ajakirjanikuga, teda nii-öelda turvamas. Me olime seda jälgimas, tervet seda sündmuste ahelat ja ma sain isikliku väga võimsa kognitiivse niisuguse elamuse, mis on säilinud kogu eluks. Ma ei anna hinnanguid selle kohta. Tegelik olukord oli muutunud rahulikuks ühiskonnas, pealinnas ja rahunes üha enam ja enam, kuni jõudis selleni, kus ei olnud enam igasugusel kujul niisuguses kriminogeenses seltskonnas selge, et määratlust, et need on venelased või need on eestlased. Need olid kriminogeensed inimesed, kes on ühiskondades, kõigis ühiskondades esindatud ja nad ei saa väärata ega muuta mingisugusel kujul ühiskonna, ütleme, kvaliteeti. See on ühiskonna loomulik osa ja nii olgu. Tasakaal oli rahulik, täielik tasakaal oli tekkinud. Nüüd on mingid jõud teie teadvuse juures alustanud protsessiga, et üles ärritada Vene kogukond. Üles ärritada. Aktiveerida või otseldana proaktiveerida. Noorte Vene meeste, teismelistest kuni siis mingisuguse eani ja ka noorte naiste hulgas. Selline olukord, kus kohas ka kõik need, kes on integreerunud ühiskonda, see on ka väga lai skaala. See hakkab peale muidugi esimeses järjekorras keelest. Integratsiooni nagu esimeseks numbriks peaks olema siis selle eesti keele oskamine kõrgtasemel ja siis skaala liigub kuni sinnamaani, kus kohas on segment ühiskonnast, kes ei saa isegi aru absoluutselt, rääkimata, et nad ei ole ühtegi sõna võimeliselt esile tooma. Me ei tea seda, kui palju neid on. Ida-Virumaal piirkondades, kus eesti keelt praktiliselt ei kasutata, olmes ja tava kommunikatsioonivahendina, teda ei ole seal tõesti vaja, lihtsalt Narva linnas ei ole eesti keelega mitte midagi peale hakata ja sest domineerivalt on tegemist ikkagi venekeelse linnaga, kus isegi statistikat ei varjata, et 2% on eesti emakeelega inimesi. Ja Ida-Virumaa siis nüüd need satelliitlinnad ümber Narva, kõik terve see regioon ja siit kuni Kundani välja, siis Narvast Kundani. Sealse elanikkonna täiesti teadlik, taotluslik praadimine madalal tulel. Ehk nendesse vihkamise, pettumuse, külvamine, kõikvõimalikul kujul. Et jõuaks kätte see päev, kui ei oleks enam kedagi. Ükskõik millises integratsiooni astmes see vene inimene on, ükskõik millise kodakondsusvormiga, kas Eesti kodanik või
see õnnetu mittekodanik elamisloaga või vastavalt siis Vene kodanik pikaaegse elamisloaga, kus kõik need inimesed viimseni teavad, et neid vihatakse siin nende endi kodumaal. See on taotluslik projekt. Ja sellega lähevad kaasa ka väga mõtlevad, analüüsivõimelised inimesed. Keegi ei näe kellegi sisse. Aga üks on selge, et sellist juttu ja selliseid mõtteid peale minu siit kaugel Eesti Isamaast. Ma toonitan, see on minu Isamaa ja mul on vastutus, kodaniku vastutus, sest võib-olla ma tulen ühel ilusal päeval sinna tagasi. Peale minu ma ei tea mitte kedagi, kes pöörduks otse, vaadates kuulajale silmadesse, ei räägi neid asju lahti. Kindlasti leidub inimesi, kes sotsiaalmeedias möönavad, et see ei ole päris hea, valides sõnu, sest kui sa kirjutad, on sul alati võimalik manipuleerida. Sa võid ümber kirjutada, sa valmistudes mingisuguseid tekste esitama, saad sa tüki aega mängida, aga sa ei saa otse laivis muuta oma sõnu. Sellepärast ma juhingi endale tähelepanu. Ja kutsun sind üles, kes sa jagad neid samu mõtteid, neid sama seisukohti, visioone, tegema samasuguseid videosi. Miks ma seda teen eesti keeles? Sest tungivalt on päris paljud venekeelsed inimesed, kes on jälginud mu venekeelseid pöördumisi, mis sai alguse sellest kuulsast videost, kui mulle tehti ettepanek osaleda Venemaa ja Moskva kõige maailma kõige ohtlikumas teleshows Rossija 1 telekanalil Solovjov Live. Ma võtsin aega järelmõtlemiseks, sest minuga võttis ühendust selle saate manager, toimetus. Nad olid väga huvitatud minu kommentaarist kõigile sündmustele, mis väikses Eestis aset leiavad. Ma soostusin ja sai see saade ära tehtud. Nüüd juba 10 päeva tagasi. See on YouTube'is nähtav. Sa võid selle siis samast minu videode kõrvalt leida ja võite ära kuulata. Venekeelsed inimesed on seda tuhanded jälginud. See on läinud nii-öelda vabasse levisse mööda Venemaa lõputuid infoagentuure ja kõikvõimalikke muid platvorme, meediaplatvorme. Ja selle vaadatavus on ulatanud väidetavalt juba üle 100 000 on teda taas ja taas esitatud. Ja ma olen ainukene hüüdja hääl kõrves. Ja me läbime praegu aega, kus kaas meil pole õrna aimugi, mida toob lähitulevik. Õrna aimugi. Ma usun, et on piisavalt inimesi, kes mu vaateid jagavad, nagu ma ennist nimetasin. Aga ütle see välja. Ütle see välja, anna teada, et sa ei ole nõus sellise poliitikaga. Sellise äärmusliku julgeolekuohu teadliku tekitamise meie tillukeses Eestis. See vohab kõikjal, praktiliselt üle maailma, Euroopas siis sõltuvalt riikidest erinevas intensiivsusastmes. Aga meie tillukene Eesti on meie tillukene Eesti. Ja mina räägin sinuga, minu rahvuskaaslane, eestlane. Miks sa vait oled? Miks sotsiaalmeedias olen ma ainukene hüüdja hääl kõrves? Miks minu profiili fotol on esitatud Vene lipp? Aga sellepärast, et ma olen rahu läbirääkija. Ma soovin rahu. Ma soovin
enda poolt kodaniku vastutuskorras. Kodaniku vastutuskorras. Anda endast parim, et see torm, see jubedate tagajärgedega torm võiks Eestist mööda minna. Pikk paus. Ma ei tea, kas see, kes laseb kõigel sündida, võib selle tormi meist mööda juhtida. Aga seda ma tean kindlalt, et me kõik oleme otse kui molekulid. Ja kui palju molekule, kui üks määratud kogus vähemalt molekule, on ühel nõul ja meelel mingis küsimuses, siis see suur meister, kes on elav Jumal, võib muuta rahvaste, kogukondade, perekondade ja ainuisikute saatust võib muuta. Ja sellepärast on põhjust igal ühel anda oma panus. Minu panus on selline. Mõtle, miks ma seda teen. Analüüsi seda teksti, kus ma ainult paari väga üksikut niisugust osa sellest tervikprojektist puudutasin. Ma innustan sind tegema midagi analoogset. Head päeva sulle ja kuulmiseni.